Tere tulemast Segasumma suvilasse! Täna ootab sind ees tempokas ja naljakas seiklus, sest Jäneste külas toimub suur porgandite paraad. Jänku Pippa ja Jänku Pupu ühinevad rõõmsalt rongkäiguga, kuid paraadi keskel juhtub väike üllatus. Jäneste küla kohal säras päike ja põlluäärne porgandipeenar lõhnas värskelt. Täna polnud aga tavaline päev. Täna toimus porgandite paraad. Jänku Pippa sidus endale kaela porganditest punutud kaelakee ja vehkis rõõmsalt käppadega. Kas ma näen paraadiks piisavalt pidulik välja, küsis ta oma vennalt. Jänes Pupu hüppas ringi porgand käppade vahel. Sa näed välja nagu porgandi printsess, ütles ta naerdes. Kogu küla kogunes põllu äärde. Jänesed olid loonud uhke rongkäigu. Ühel oli hiigel suurest porgandist trumm, teisel porgandivurr, kolmas veeretas ees oranžide porganditega vankrit. Paraad algab, hüüdis külavanem rõõmsalt. Pippa ja Pupu hüppasid rivisse. Puppa maskiks oli pikk porgandiniina ja Pippa tantsis porgandi kaelakee klõbisedes. Muusika mängis, trummid põrisesid ja terve põld täitus rõõmsa elevusega. Äkki märkas Pippa, et väike jänkupoeg komistas. Tema porgandivurr kukkus maha ja veeres otse porgandi peenarde vahele. Oh ei, mu vurr on kadunud, hüüdis ta saat nukralt. Puppa peatus. Ära muretse, me leiame selle üles, ütles ta rahulikult. Nad hakkasid koos vurrikest otsima, kuid porgandi peenrad olid tihedad. Iga porgand paistis teise moodi, ükskõik, kuhu nad ka ei vaadanud. Siin on nii palju porgandeid, see on ju nagu labürint, hüüdis Pippa, vaadates vasakule ja paremale. Peame olema tähelepanelikud, sosistas Pupu. Nad kuulasid ja märkasid lõpuks väikest krõbinat. Seal lehtede varjus säras vurrike, mis oli jäänud porgandi taha kinni. Leidsimegi, hüüdis Pippa rõõmsalt. Jänkupoeg hüppas õnnelikult. Aitäh, nüüd saan jälle rongkäiguga liituda. Kõik naersid ja jätkasid porgandite paraadi. Pippa ja Pupu mõistsid, et kui nad poleks olnud tähelepanelikud, oleks väike vurr kaduma jäänud. Õhtu lõppes suure tantsuga porgandite keskel. Jänese küla rõkkas naerust ja rõõmust ja kõik jänkud said aru, et tähelepanelikkus aitab näha ka kõige väiksemaid asju, mis muidu märkamatuks jäävad. Nii lõppeski Jäneste küla naljakas rongkäik. Pippa ja Pupu said teada, et tähelepanelikkus aitab leida ka kõige väiksemad asjad, mis muidu märkamatuks jäävad. Kui sina järgmisel korral mängid või oled lasteaias, siis vaata hoolikalt ringi. Võid märgata midagi, mis teistel jääb kahe silma vahele. Aitäh, et olid meiega Segasumma suvilas!